tumedad tunnid. Tere, hea ulmesõber! Sa hakkad kuulama õudus- ja ulmejutu vestmispodcasti Tumedad tunnid 90. osa. Mina olen saatejuht Priit Töövel. Palju õnne meile sünnipäevaks! Taskuhääling Tumedad tunnid saab täna 9-aastaseks. Selle aja jooksul on teieni jõudnud 142 juttu 70 autorilt. Kuulamismaterjali kokku üle 133 tunni ehk üle 5 ööpäeva. Ja seda kõike on kuulatud ja alla laaditud natuke vähem kui 500 000 korda. Aga selle vea loodame detsembrikuu jooksul parandada. Seekordne sünnipäeva jutt on pikim Tumedate tundide ajaloos ja seepärast saab see ilmuma 4 osas üle päeva käesoleva nädala jooksul. Hiljem saab see ühes jutis kuulatavaks meie toetajatele Patreonis. Täna algav jutt peaks äratundmisrõõmu pakkuma neile kuulajatele, kes on kunagi arvutimänge mänginud. Eriliselt südant soojendav võiks see olla mänguseeria Fallout austajatele. Kui need teid aga täiesti külmaks jätavad, siis piisab sellest, kui teile meeldivad kassid. Meie tänase jutu autor pole varem Tumedates tundides üles astunud. Küll aga avaldas ta käesoleva aasta alguses noorteromaani Sulid ja sulased. Lisaks on ta Tim Horneti nime all avaldanud hulgaliselt lühijutte ulmeajakirjas Reaktor. Niisiis, me alustame. Ma loen teile esimese osa Timo Talviku ulmelisest seiklusjutust Punaste liivade Rahel. Raheli raske hommik. Kivisein lõi hinge kinni, keha valust tuimaks ning suure tõenäosusega ka mitmed roided katki. Rahel vajus kivipõrandale nagu märk kalts. Endalegi halvaks üllatuseks oli ta endiselt teadvusel. Torkivast valust hoolimata proovis Rahel hingata, pealiskaudselt ja ahmides. Kõrvad kumisesid, pilt oli udune. Koopa seintelt kajav elaja lõrin muutus aina valjemaks. Surm lähenes. Torkiv valu välistas kaine mõtlemise, kuid isegi sellest poleks abi olnud. Mida saanuks ta sellises olukorras teha? Ta suutis hädavaevu elus olla. Elus olla? See oli mõte. Kuuldavasti sai karude huvi eemale juhtida teeseldes surnut. Teda rünnanud elajas oli küll kõige mitte karum karu, keda ta kunagi näinud oli, kuid kohe kindlasti looma mõtlemisega. Surnut teeselda ei tundunud poolsurnuna maas vedeledes liialt keeruline, kui mitte see hüplik hingamine. Tuletades meelde kõiki meditatsiooni ja joogatunde, milles ta oli osalenud, rahustas Rahel oma hingamist. Ta polnud joogat kaua teinud, kuid oskus hingamist kontrollida polnud täielikult roostes. Valu vaidles kontrollile vastu, kuid andis vaikselt järgi. Mitte kadudes ära, vaid lihtsalt tõmbudes tahaplaanile. Keha oli kui hakkliha masinast läbi käinud, kuid nõus mõneks ajaks lihtsalt olema. Rahel sundis end veel tasasemaks. Leebelt, kuid kindlalt. Hinge kinni hoida poleks ta kaua suutnud ning sellele oleks järgnenud õhu ahmimine. Ta pidi hingama piisavalt palju,
et see ei tekitaks kehas nälga, kuid piisavalt vähe, et see välja ei paistaks. Rahel tundis, kuidas külm ja rõske kivipõrand värises Peletise igal läheneva sammuga. Siis sammud peatusid ja elajast tõmbas valjuhäälselt ninaga õhku. Lõrisev tuul liikus üle naise valudes keha. Esiteks jalgade pool, seejärel näo ees. Ma pole maitsev, sisendas Rahel peas iga vaikse hingetõmbe vahele, hoides mantrat kui rütmi. Ta ei uskunud, et sellest elaja peletamiseks abi oli, kuid vähemalt hoidis see lootust ja petlikku kontrolli omamise tunnet. Lõrin, mis pani ta ellujäämisinstinkti hirmust röökima, lähenes ta näole. Peletise ninast liikuv õhk lennutas ta verega kokku hakanud juukseid. Ma pole maitsev. Peletise hääletoon muutus, justkui avanuks elajas oma piraka suu otse Raheli näo ees. Ma pole maitsev. Lõrin peatus. Sellele järgnes vaikus ning pettunud turtsatus. Ma pole maitsev, jätkas Rahel oma peas ja hingas hiirvaikselt välja ning uuesti sisse. See oli viga. Ta polnud arvestanud suuhügieeni või täpsemini selle puudumisega. Elaja suust oli tema näo ette kogunenud hingemattev ja õõvastav hais ning nüüd jõudis selle mõju kohale. Rahel sundis okserefleksi tagasi, kuid sellest helist piisas, et teda välja anda. Peletis urises valjult, mõistes pettust ja Rahel tegi seda, mida iga terve mõistusega inimene sellises olukorras teeks. Teades, et järgnevast tegevusest pole mitte mingisugust kasu, tõstis ta siiski verised käed näo ette ja röökis. Küünistega käpp tuhises läbi õhu otse tema pea suunas. Rahel karjus ja tegi seda kummaliselt kaua. Lööki ei tulnud. Ta jäi vait, piilus käte tagant ja pilgutas üllatusest silmi. Peletis polnud lihtsalt seisma jäänud, vaid tardunud keset liikumist kui soolasammas. Nagu oleks keegi vajutanud videol pausi nuppu. Rahel ei jäänud ootama, et elajas edasi liiguks ja temast šašlõki teeks. Valust tõmmeldes proovis ta end vereloigus 4 käpukile ajada. Hingamine oli raske, kuid natuke leevenenud. Rindkere vajas toestamist, et vigastus hullemaks ei läheks. Loodetavasti polnud vähemalt sisemist verejooksu. Siis proovis ta end püsti ajada. See oli juba keerulisem. Parem jalg tekitas peale toetades sellise valujudina, et sundis ta uuesti käpuli. Rahel märkas ka valu põhjust. Mingi roostes rauajurakas oli end otse tema sääremarjast läbi puurinud. Hambad valust ristis, sirutas Rahel käe seina poole, et sellest tõusmiseks tuge leida ja tõmbas selle ehmununa kibekähku tagasi. Siis, peale väikest mõttepausi, lükkas ta käe uuesti välja. Lõpetada täpsussihtimine. Jah, ei. 3-mõõtmeline tekst lihtsalt rippus ta ees. Rahel liigutas pead. Tekst liikus temaga kaasa. Rahel hingas aeglaselt sisse ja välja. Olgu. Ta oli tundmatus kohas, vastamisi tundmatu elajaga. Miks mitte ka õhus rippuvad 3-mõõtmelised tekstid? Selles hommikus ei üllatanud teda enam miski. Täpsussihtimine. Ta vaatas uuesti elaja poole. Suures paanikas polnud ta seda enne märganud, kuid tõepoolest oli tardunud Peletis tema ees justkui maagiliste joontega erinevateks juppideks jaotatud. Kõigi mõtteliste juppide juures number. Rahel turtsatas. Täpsussihtimine my ass.
See oli soola haavale puistamine. Vaid elaja küünised, mis olid kohe teda lõhki kiskumas, näitasid natuke suuremat numbrit kui suur ümmargune 0. Aga mitte oluliselt. See oli närune 3%. Rahel ohkas. Isegi kui ta sai vaenlasele pihta, mis tolku sellest oli. Peletis oli temast mitu korda suurem ning tundus, et tema keha kattis midagi soomuselaadset. Käega löömisel polnud mõtet, kuid midagi muud käe pärast polnud. Isegi mitte suuremat kivi, mida haarata. Rahel oli hommikumantlis, nii nagu ta vaid mõned minutid tagasi oma hommikukohvi nautis. Mantel oli nüüdseks ribadeks ja verine. Kusagil koopas vedelesid Grinchi näoga rohelised pehmed sussid ja lillelise kohvitassi killud. Ei miskit, millega end kaitsta. Äkki pidanuks ta proovima elajale kõrvakiilu anda. Ta mäletas olukordi oma elust, kus sellest piisas. Sa ei pidanudki alati oma vaenlasest tugevam olema. Sa pidid lihtsalt andma selge signaali, et see olukord ei olnud vastuvõetav. Rahel oli varemgi teinud asju, mis tundusid võimatud, kuid siis polnud tema elu mängus. Ta ei teadnud, et keegi oleks karudele kõrvakiilu andnud, mis tähendas, et keegi polnud seda teinud või, nagu ta kippus rohkem arvama, see ei töötanud. Äkki tekkis Peletise kohale uus number. See oli suurem kui eelmised. Pirakas number 10. See muutus 9. Siis tuli 8. Rahel hakkas hetkega hüperventileerima. Tema süda kloppis rinnus. Täpsus sihtimine oli ajutine olukord. Ta oli liiga kaua jokutanud. 7. Mida teha, et temast ei saaks hakkliha? Võidelda oli absurd. Ära joosta tema seisundis võimatu. Peituda kuhugi polnud võimalik. 6. Äratus! Hüüdis ta valjult, lootes, et ehk oli tegemist tõesti vaid unega. 5. Raisk, see ei töötanud. Mis veel? Numbrid ja õhus rippuvad valikutega tekstid tekitasid peas uue seose. Oli see siin mingi arvuti? 4. Menüü, Alt F4, Escape, Control Alt Delete. Hüüdis ta vaikusesse erinevaid IT-termineid ja kombinatsioone, lootes, et ehk vähemalt miski läheb täppi. Seadistus! 3. Seekord vilkus number juba punaselt. Admin! Kliendi tugi! Hüüdis Rahel. Midagi pidi ju töötama. Ta ei saanud nii surra. 2. Appi! Hüüdis ta vaiksel häälel, mis oli juba valmis alla andma. Pling! Kostis heli ja tema vaatevälja äärde tekkis teavitus. Vajate abi? Jah, ei? Jah, hüüdis Rahel täiest kõrist. Teavitus kadus ja Rahel valmistus oma viimaseks hingetõmbeks. Peletise kohal seisis kurja kuulutavalt veripunane 1. Abivõimalused limiteeritud. Vihjed, aatomik puudu. Kirjed, aatomik puudu. Laiendame otsinguparameetreid. Rahel tundis, kuidas viha tõstis temas pead. Mitte ainult ei rikutud tema hommikukohvi, vaid teda veristati. Ja nüüd tekkisid tema silme ette mitte midagi ütlevad tekstid. Teadmatus ja segadus ajas vihale. Et vihale jõudu anda, lisas ta peas nimekirja ka oma Grinchi näoga sussid. Need olid kolleegide poolt kingitud ja kohe kindlasti mitte tema maitse, kuid ikkagi tema omad. Võimalus leitud. Autonoomne abi, beta, kinnita valik. Jah, ei? Jah, urises ta läbi hammaste, lootes, et peagi võtab temaga ühendust selle koha haldur või kliendi tugi või administraator või kes iganes seda siin korraldas. Valik, autonoomne abi, beta, seadistamine.
teksti all keerles sõõrik. Rahel vaatas paar hetke õhus keerlevat ratast, siis proovis end uuesti liigutada, tõstes käe seina suunas. Ta sõrmed jõudsid sama kaugele kui varem, kui tema silme ette tuli uus teavitus. Seadistus pooleli. Tühistada seadistus. Jah, ei. Rahel tõmbas käe tagasi ja tekst kadus. No, eks ma siis ootan, pomises ta omaette. Arvesse võtta. Eelnev kogemus ja oskused. Tekkis väiksem tekst keerleva sõõriku alla. Vau, vähemalt keegi arvestab mu kogemust, märkis Rahel mõrult, meenutades aastaid ebaefektiivselt karjääriredelil liikumist. Või noh, kui palju pulki pidi ühel redelil olema, et seda sai redeliks nimetada. 2 polnud kindlasti piisav. Arvesse võtta. Isiksus ja temperament. Sa nagu loeks mu mõtteid, turtsatas Rahel. Tal polnud teha muud kui valutada ja oodata ning see muutis olemise sapiseks. Arvesse võtta. Ümbritsev oht. Rahel vaatas Peletise suunas. Tegelikult tahaks ma sellest kellegagi rääkida. Optimaalne lahendus leitud. Vabad karakteripunktid jagatud. Omandatud oskus. Bifurkatsioonipunkt. Seadistus lõpetatud. Rahel tahtis veel midagi öelda. See jäi tegemata 2 põhjusel. Esiteks oli kõik nii jabur ja mõistmatu, et ta ei osanud isegi enam sarkastiline olla. Teiseks asus keerleva sõõriku asemel nüüd joon, mis liikus kiirel sammul 0-100. Persse, kirus Rahel ja pööras pilgu taas elaja suunas. Number 1 vilkus veel korra punaselt ning kadus. Aeg, mis oli justkui peatunud, jätkus ja Rahel tõstis käed kiirelt näo ette tagasi. Kuid lööki ei tulnud. Peletis hoidis nüüd vabast tahtest küüniseid paigal. Lõrises, keeras pea viltu, kissitas silmi ja kuulatas, tõmmates ninaga õhku. Siis märkas ka Rahel lähenevat heli. See polnud küünis Peletise sammumine, vaid midagi lurtsuvat. Seejärel jõudis vaatevälja hääle põhjus ise. Hunnik ligast lihamassi, mis oli väiksema auto suuruses. Selle küljes agoonias inimnäod, all jalad, kõrval vehklemas erinevate pikkustega kombitsad. Tore on, pomises Rahel punni silmi ilmutist vaadates. Ja ainus, mida ma tahtsin, oli tass kohvi. Valgus tunneli lõpus. Hingeldades toetas Rahel selja vastu raudust ja vajus selle najal istuma. Külm metall leevendas valu ja tegi olemise kainemaks. Keegi ega miski ei ohustanud hetkel tema elu. Vähemalt mingi edusamm. Ta sai lõpuks ometi mõelda ja teha seda natukene turvalisemas kohas. Teispool ust oli endiselt kuulda 2 elaja kaklusest põhjustatud madinat. Rahel tõmbas korraks hinge ja proovis peas pusletükke kokku panna. Ta teadis, et on laupäev. Ta ärkas hilja, käis kiirelt pesus, et end natuke turgutada ja eelmise õhtu peo jääkidest puhtaks saada. Siis keeras ta endale hommikumantli ümber ja asus kohvi nautima. Kui äkki vaatas talle otsa pirakas sarvede ja kihvadega Peletis, kes lajatas ta kämbla hoobiga vastu kivist seina kui armetu putuka. Kuidas põrgu päralt oli ta äkki siia sattunud?
ja pealegi kuhu? Ja miks, pagan, polnud tal sel hetkel telefoni käes, et vajadusel abi kutsuda? Sest enamasti ei vaja sa hommikukohvi juures abi, va imbetsill, turtsatas ta enda ette. Polnud mõtet esitada küsimusi, millele vastuseid polnud loota. Rahel võttis hommikumantli paela ja sidus sellega juuksed näo eest ära. Hommikune pesuskäik oli ilmselgelt puhas vee raiskamine. Kuid hetkel polnud aega selle peale mõelda. Ta oli haavatud, valudes ja suure tõenäosusega üsna varsti taas kord eluohtlikus olukorras, isegi kui peletised ei tulnud talle järgi. Ta pidi tegutsema, kui tahtis siit, kus iganes see ka oli, eluga pääseda. Silmad hakkasid hämarusega harjuma ning kuigi ta ei eristanud kõiki detaile, märkas ta ukse kõrval katkise puukasti jäänuseid. Ta lohistas end sinna juurde, võttis 2 puutükki ning kasutades üht neist haamrina, lõi teise kiiluks ukse vahele. Ta teadis, et see ei takistanud kedagi suurt ja tugevat ust avamast, kuid äkki vähemalt vähendas huvi seda teha. Siis lasi ta silmad üle toa. Kui eelnev koobas oli ebaühtlaste seintega, siis see ruum oli ilmselgelt inimeste poolt ehitatud. Seda ei kinnitanud mitte ainult ruumi siledad seinad ja kandiline kuju. Ka rauast raamidega riiulid, tool, kirjutuslaud ja laualamp andsid üsna selge vihje. Mingi ladu? Ilmselgelt pikalt kasutamata ja paksu tolmukihi all. Kuid siit võis leida midagi, mis aidanuks tal elus püsida. Ta pani roostes tooli raami peale tugevama väljanägemisega tüki kastist ja võttis laua ääres istet. Istumine aitas. Kuigi nüüd hakkas keha ka šoki järgselt värisema. Ta oleks tahtnud pugeda kuhugi teki alla peitu ja seal seda kõike seedida. Kuid isegi katkine tool oli hetkel luksus. Vähemalt sai ta vigastatud jalg puhata. Teispool ust toimus endiselt vali võitlus, kuid ta ei teadnud, kui kauaks. Pealegi ei saanud ta ju siia jääda. Ühel hetkel oli vaja midagi juua ja süüa. Praegu liikus ta vaid tänu kohvile ja sedagi polnud ta tarbinud rohkem kui 2 lonksu. Pühad joogid pidavad suutma toituda vaid õhust ja armastusest, kuid Rahel polnud ei püha ega ka mitte Tiibeti koopas mediteeriv habetunud mees. Otsustades veel natukene jalale puhkust anda, alustas ta läbiotsimist kirjutuslauast. Ta proovis esiteks laualampi. Peale õrna vilkumist ja korralikku tolmu kärssamise haisu jäi lamp põlema. Veel üks kinnitus inimeste olemasolule. Kindlasti oli kuskil keegi, kes oskas öelda, mis temaga juhtus ja oskas ta koju aidata. Kuid esiteks pidi ta elus püsima. Ta suunas lambi valguse allapoole, et see ukse vahelt välja ei kumaks. Libistas esimese sahtli pesast välja ja asetas selle lauale, et selle sisu valguse käes uurida. Oodatult oli sahtlis paber. Või kui täpsem olla, siis äärmiselt pude paberilaadne materjal, mis paksult koiauke täis. Tekst oli loetamatu. Sama kordus teise ja 3. sahtliga, mille ta samuti lauale tõstis. 4. oli põhi alt ära löödud või ehk näljaste koide poolt söödud ja viimases oli... Rahel vaatas leidu uskumata oma silmi. WC pump, pomises ta omaette instrumenti vaadates. Ta polnud küll mingi toruspetsialist, kuid arvestades, kuidas kõik muu siin oli hävinenud, oli üllatav, et puidust varre ja kummist otsaga instrument polnud isegi mitte tolmune. Lisaks oli see kirjutuslaua sahtlis. Rahel jõllitas pumpa tükk aega,
kuid kehitas viimaks õlgu. See polnud kindlasti mitte selle hommiku kõige üllatavam asi. Ta jättis pumba lauale ja vaatas üle õla riiulite poole. Seal võis veel midagi leiduda. Valugrimassiga ajas ta ennast püsti ja pooleldi hüppas, pooleldi lonkas riiulite juurde. Raudkonstruktsioon oli küll roostes, kuid piisavalt stabiilne, et otsimise ajal tuge pakkuda. Mõnikümmend minutit hiljem olid kõik tema leiud laua peal reas. WC-pump, tuub superliimi, 2 rulli halli teipi, punase tähekesega mudelrong ja esmaabikarp. Ta kangutas karbi lahti, lootes leida valuvaigisteid, sidemeid ja alkoholi. Tema pettumuseks oli selles vaid 2 kummalist süstalt, karptablette, inhalaator ja pudel vett. Mis iganes õpetused kunagi karbis kaasas ka olid, polnud neist enam midagi alles. Kui kaua tagasi olid need rohud siia jäetud? Kindlasti liiga ammu, et neist tolku oleks. Isegi kui ta teadnuks, mida need kunagi tegid. Ka rohtudel oli ju säilivusaeg. Ning peale seda oli nende tarbimine ebasoovitatav, tihti isegi tervisele kahjulik. Ta oleks eelistanud piiritust, kuid vesi oli parem kui mitte midagi. Ta võttis korraliku sõõmu ja oleks selle peaaegu välja sülitanud. Mutatsioon, raadtransformaator. Raisk, see ehmatas. Rahel sundis enda müstilist teksti vaadates neelama, loputades suust metallse vere maitse. Kiri seisis veel mõned hetked ning kadus. Ta ei teadnud, mida kogu see jama tähendas, kuid vähemalt oli ta nüüd teadlik, et tekstid võisid iga kell tema ette hüpata. Järgmise veesortsuga pesi ta käed ja näo suuremast kõntsast puhtaks. Hambaid valust kokku surudes puhastas ta veega sügavat lõikehaava kõhul ja tupsutas selle hommikumantli nurgaga kuivemaks. Ta valmistus peas selleks kõige raskemaks osaks, kuid enne seda tegi ära pisitööd. Teipi plaastrina kasutada polnud hea mõte. See oli umbne ja lahti rebides lõhkus kindlasti haava jälle ära. Kas sa teadsid, et superliim loodi algselt haavaliimiks? Tuletas ta meelde üht kunagi kuuldud hädist pick-up line'i. Ei, sel hetkel ta ei teadnud seda ja ei tahtnud ka teada, kuid nüüd tuli see kasuks. Superliim töötas, kuigi ei vähendanud valu. Ta pistis hommikumantli paela otsa hammaste vahele, et mitte häält teha ja pressis haava kinni. Järgmine samm oli jalahaav ja roostes rauatükk selles. Ta proovis leida jalale mugavamat asendit, nii et lihas poleks liialt pinges ja vaatas. Hommikumantli vöö endiselt hammaste vahel haava lähemalt. Midagi piraka roostes naelataolist oli läinud paremalt poolt säärest sisse ja vasakult välja. Normaalses maailmas oli selle jaoks kiirabi, kuid seda võimalust polnud. Ta pidi võimalikult kiiresti haava ära puhastama ja kinni saama. Rooste tundus sakiline ning naela tagasi tõmmates võis ta teha olukorda veel hullemaks. Ta pidi võõrkeha eemaldama nii, nagu vanades indiaani filmides eemaldati kehast nooli, lükates need lõpuni kehast läbi. See sai olema valus. Rahel rahustas hingamist. 1, 2, 3 peal surus ta naela kogu jõuga, surudes samal ajal ka hambaid paksu vöö sisse. Pisarad voolasid ja pilt tahtis eest ära minna. Kuid kui ta lõpuks uuesti silmad lahti tegi, oli metallist jurakas tema kõrval põrandal, sellele voolamas ojadena verd. Rahel loputas kiirelt haava puhtaks, tupsutas kuivemaks
ja tõmbas siis kiirelt kogu sääremarja teibiga kinni. See oli ajutine lahendus, kuid mõnda aega äkki töötas. Järgmiseks võttis ta ette tallad. Koopa põrand oli täis teravat kiviklibu, mis lõikas otse naha sisse. Liimides haavu kokku, jõudis ta tõdemusele, et ta polnud veel kunagi varem oma Grinchi sussidest nii palju puudust tundnud. Paljajalu liikumine oli halb mõte. Omamata paremat ideed, mässis ta mõlemad jalad peale superliimi ravikuuri teibi sisse. Pikas plaanis oli see halb mõte, kuid praegu võis välistada veremürgituse. Kui jalad mässitud, tõstis ta valusa jala põrandale tagasi ja sülitas hommikumantli paela suust. Alla vaadates ja hämaras võis jääda isegi mulje, et tal olid jalanõud. Peaaegu kutsi, noogutas ta omaette. Teip oli talla all libe, kuid kindlasti mitte kauaks. Siiski oli oht, et see kulus kiirelt läbi. Tal oli tarvis kas korralikke saapaid või vähemalt taldu. Siit oleks ta leidnud vaid puutükke, kuid need poleks olnud kuigi mugavad. Järgmiseks valutav rindkere. Ta keeras hommikumantli tihedamalt keha ümber ja tõmbas selle teibiga kinni, toestades nõnda oma roideid. Esimene rull teipi sai tühjaks. Ta vaatas mõtlikult rulli papist sisu. Oli tal sellega midagi teha? Natuke aru pidades lükkas ta selle kui käevõru üle sõrmede ja nihutas koos hommikumantli käisega üles. Kuigi natuke ebamugav, andis see käele natuke rohkem liikumisruumi ja hoidis liialt pika käise käe eest ära. Ta tõmbas teisest rullist veel mõned tiirud rindkere ümber, nii igaks juhuks, ja pistis selle siis hommikumantli taskusse. Sinna kõrvale mahtus ka punatähega mudelrong. Tema teise taskusse läksid kummalised süstlad, inhalaatori balloon, ta ei uskunud, et otsikuga midagi teha sai, ja tabletid, samuti ilma karbita, et ruumi kokku hoida. Ta ei teadnud, mida nende rohtudega ette võtta, kuid hetkel oli see ainus, mis tal oli. Siis vaatas ta uuesti toas ringi. Tundus, et võitlus kahe elaja vahel oli lõppenud, kuid ta ei kavatsenud minna selle tulemust vaatama. Äkki elajad tegid vahepeal vaherahu, et korra ühiselt kõhtu täita. Rahel oli korduvalt tundnud endal häirivaid näljaseid pilke, kuid see siin andis kõikidele meestele silmad ette. Õppige mehed, või pigem äkki mitte. Turtsatades oma jabura mõttelennu peale vaatas ta ringi. Ainus teine väljapääs oli suur ventilatsioonishahht vasakul seinas. See oli küll üsna kõrgel ja võis olla ohtlik, kuid kindlasti mitte hullem kui tagasitee. Ta tõmbas 2 teibiriba ja sulges nendega hommikumantli taskud, et sealt midagi välja ei pudeneks. Seejärel, kasutades riiulit toena, ronis ventilatsiooniluugi juurde. Katte kinnituskruvid olid nii roostetanud, et võrk vajus väiksema tõmbamise peale lausa ise eest, kukkudes valju kolina saatel põrandale. Rahel polnud kindel, kas ta kuulis ukse tagant lõrinat või oli see vaid meelepete. Igal juhul viskas ta oma relva, WC-pumba, ventilatsioonishahti ja hüppas kogu jõudu appi võttes sellele järele. Rindkere ja jalg kaeblesid torkiva valuga, kuid ta ei saanud lasta sel end segada. Vaid viiv hiljem roomas Rahel pimedas tunnelis, WC-pump ähvardavalt käes, kuuldes selja tagant mütsatust. Uks oli lahti saadud. See oli ilmselge. Tundus, et peletiste heitluses oli võitjaks jäänud siiski esimene sarviline, kes nüüd möirates oma einet otsis. Šaht oli peletise jaoks liiga väike. Isegi Rahel tundis siin ebamugavust.
Siiski oli selja tagant kostuv heli piisavalt hirmu äratav, et sundis teda kiiremini edasi minema. Äkki kostis kajavatelt plekkseintelt aga temani midagi ootamatut. Möire tema selja taga muutus kõrgemaks ja paaniliseks. Isegi teise elajaga võideldes ei teinud peletis sellist häält. Hetk hiljem taipas Rachel paanika põhjust. Seda oli õhust tunda. Ta oli tõstnud kõik pudist paberit täis sahtlid laua peale, lambi alla, ning elajas oli selle ümber ajanud. Paber oli kuiv kui tolm ja võttis kiirelt tuld, süüdates ka ülejäänud toa. Ning kogu suits liikus otse loomulikult sinna, kuhu ta pidi, ventilatsiooni šahti. Raisk, pomises Rachel enda ette. Vähemalt oli suitsu liikumine aeglane. Just kui tema mõtteid lugedes algas eespool vaikne undamine. Minge kah kõik persse! Ta andis jalgadele ja kätele valu, et kiiremini edasi liikuda. Õhuvool tõmbas suitsu tema tagant välja. Õhku oli vähe ja seda jäi aina vähemaks. Teoreetiliselt oli sundventilatsioon kiire moodus tule summutamiseks, kui toa uks oli kinni. Kuid ta kahtles, et koletis etiketti tundis. Kindlasti jättis ta isegi peldikus käies ukse lahti. Nüüd tõmbas õhuvool arvatavasti kogu käigust aina uut ja uut hapnikku peale, tõmmates sellega leegi veel uljemalt käima. Persse, persse! Ta ronis nii kiiresti, kui suutis edasi, lüües end korduvalt ära, kuid pööramata sellele tähelepanu. Hingamine, mis oli niigi juba raskendatud, oli nüüd seda enam. Ta hakkas köhima ja turtsuma, kuid ei peatunud. Viimaks nägi ta eespool õrna kuma ja jõudis ka surina põhjuseni. Tunneli otsas paistis valgus ja selle ees liikus tiivik. Hinge kinni hoides kiirustas Rachel tiiviku suunas, lootes leida sealt lähedalt õhku. Kuid ta polnud ainus, kes nii mõtles. Niipea, kui ta jõudis pimestava valguse ette, jäi maailm äkki seisma ja ta märkas enda ees helendavat rotti. Paha aimamatult oli ta sisenenud täpsussihtimise seadetesse. Väiksema koera suurune rott oli tema suunas seljaga, vaadates tiiviku vahelt välja. Suure tõenäosusega proovides hingata. Nad olid samas paadis, kuid Rachel kahtles, et rott oli valmis ruumi jagama. Lisaks tuli kuidagi see tiivik peatada, et olukord hullemaks ei läheks. Rachel roomas lähemale ning võttis WC pumba valmis. Niipea, kui täpsussihtimine hakkas lõppema, alustas ta sihtimist ja peale suurt ja punast vilkuvat ühte lajatas pumbaga otse ette, nagu oleks see piljardikii. Hiidrott ei jõudnud isegi mitte olukorda märgata, kui tiivik eemaldas ta pea. Raks, raks, raks. Häälitsesid tiiviku lehed, puredes läbi väikese elaja keha ning pritsides välja ebamäärast kondi, sisikonna ja karvade massi. Võigas vaatepilt, kuid Rachel oli liiga väsinud, et hoolida. Peale ragistamist tegi tiivik veel mõned hädised liigutused ning jäi siis pidama. 2 kärbest ühe, hingeldas Rachel, suutmata lauset lõpetada. Ta roomas kiirelt avause juurde ja ahmis isukalt õhku. Suits tõusis endiselt tema tagant, kuid polnud enam nii hingemattav. Ta oli väsinud, väga väsinud, ning see koht siin oli turvalisem kui kõik eelnevad. Tal oli kõigest sellest jamast kõrini. Tõmmates enda avause ette kerra, suigatas ta kui kass kergesse unne.
Rahel ja toiduahel. Rahel ärkas kraapiva heli peale. Ta ei mõistnud, kust see tuli ja teda ümbritsev külm ja kõle ventilatsioonišaht ei andnud vastust, meenutades vaid eelmise päeva õudu. See polnudki uni. Sundides end rahulikuks vaatas Rahel katkiste tiivikute vahelt alla. Roti jäänuste juures paistis väike karvakera, kes limpsis isukalt kivipinnalt verd ja jäänuseid. See oli üsna räsitud väljanägemisega kassipoeg. Karv tundus punakas, kuigi see võis olla lihtsalt roti verest. Loom sõi, nagu poleks ta kunagi varem süüa saanud, mis üldiselt kehtis iga kassi puhul, ka nende, kes olid just söönud. Rahel vaatas seda kerge heldimusega, tundes rõõmu, et vähemalt keegi sai tema veretööst kasu. Siis aga märkas ta veel liikumist. Kassi taga, pimedas varjus, liigutas end midagi suurt ja putukalaadset, hiilides matsutavale ja lakkuvale loomale lähemale. Rahel nägi läikivat kitiinist kesta ja astelt, mis tõusis surmavaks löögiks üles. Otse loomulikult, inimese suurune skorpion, turtsatas ta oma peas. Rahel surus hambad risti. Muidugi tahtis ta kassi päästa, kuid ei teadnud täpselt, kuidas. Isegi kui tema ratsionaalne pool tuletas meelde, et ta pidi suure tõenäosusega samuti samast elajast mööduma ja kindlasti oli kassi mugiv skorpion tema suhtes vähem tähelepanelik, ei saanud ta karvakera abita jätta. Skorpion oli juba loomale selja taha jõudnud, astel löögi valmis. Ta pidi otsustama ja tegema seda kiirelt. Rahel karjatas ja lõi kätega vastu seiskunud ventilaatorit enda ees. Koline saatel kukkus see maha. Nii kass kui ka skorpion tardusid paigale ja vaatasid üles. Kass toibus kiiremini ja sai alles nüüd aru, kui halvas olukorras ta oli. Ta andis käppadele valu, et ära joosta, kuid skorpioni astel langes kui välk selgest taevast. Rahel vaatas õudusega, kuidas kiisu lendas siruli maha, andes skorpionile võimaluse rünnakut jätkata. Ära sa isegi mitte mõtle, saatis Rahel WC-pumba elaja suunas teele. Ta ei oodanud, et see midagi teeks, kuid ehk võitis vähemalt lisaaega, mille käigus kass sai põgeneda. Tema üllatuseks, ja ilmselgelt ka skorpioni, lendas WC-pump otse astla otsa ja jäi sinna kinni, nagu oleks tal puust ihuliige. Skorpion proovis seda küljest ära raputada ning mõistes, et sellest pole abi, liikus seina juurde ja hakkas astla ja selle küljes rippuva võõrkehaga vastu seina lööma. Ta oli kui puuastlaga piraatputukas. See oli paras aeg tegutsemiseks. Rahel libistas end šahtist välja ja hüppas ettevaatlikult alla. Jalg andis maandumisel tunda, kui ta surus hambad risti. Ta haaras verise karvapalli käte vahele. Kostis raksatus ja Rahel keeras ümber. Hiidskorpion oli nii kaua pumpa vastu seina tagunud, et see andis viimaks alla. Nüüd olid sellest alles vaid pilpad. Kummist ots püsis endiselt sihikindlalt astla ümber kui moodne ilurõngas. Persse! Rahel paotas hommikumantlit ja pistis kassi põue sooja. Siis astus ta sammu tagasi, hoides skorpioniga kui vihase pulliga silmsidet. Tal polnud relva ning ta kahtles, et suutis elajast kiiremini liikuda, eriti vigase jalaga. Skorpion tegi tema suunas ähvardava sammu ning Rahel astus aeglaselt tahapoole. Kuigi taganemine võis näidata, et ta on nõrk, ei tahtnud ta skorpionit liiga lähedale lasta.
Ta oli näinud loodustokke ja teadis, kui kiiresti need olevused võisid vajadusel liikuda. Peletis tema ees oli küll sama suur kui ta ise, kuid Rahel ei kahelnud eluka kiiruses. Võita polnud võimalik. Heal juhul suutis ta Skorpioni vaid segadusse ajada. Ta lükkas teibiriba tasku pealt, haaras seest esimese asja, mis pihku mahtus ja lennutas selle elaja suunas. Skorpion jäi seisma ja uudistas erkpunase tähega mudelrongi enda ees. Ta torkis seda terava sõraga, siis pööras tähelepanu söögile tagasi. Kuigi elaja tähelepanu oli hoitud vaid paar sekundit, oli see piisav, et Rahel sai kiirelt ümberringi vaadata. Nad olid koopas ning siit läks 2 käiku edasi. Üks neist oli lähemal kui teine. Hiidskorpion lükkas demonstratiivselt rongi kõrvale ja hakkas taas kord tema suunas hiilima, et vahemaad vähendada ja siis äkkrünnakuga võitlus kiirelt lõpetada. Rahel soris taskutes. Teip oli liiga väärtuslik, et seda loopida. Tabletid võisid olla mürgised, kuid ta kahtles, et Skorpion neid sööma oleks hakanud. Balloon. Ta näole tuli muie ja ta viskas inhalaatori ballooni elaja poole. Ilmselgelt tema tempudest väsinuna ei hakanud Skorpion ootama, et järgmine segaja maha langeks, vaid udjas sellele juba õhus, liikudes samal ajal kiirustades Raheli suunas. Plaksatusega lõi rõhu all olev väike balloon end lõhki ja Rahel andis jalgadele valu. Ta jooksis nii kiiresti kui suutis, katkine jalg tulitamas. Selja tagant kostus krõbinat, kuid ta ei pööranud sellele tähelepanu. Koobas läks äkki laiemaks ja kõrgemaks ning ümber nurga keerates tervitas teda plekitükkidest ja autojuppidest tehtud kindlustatud aed, mille taga paistis vahitorn. Inimesed! Pääsemine! Rahel võttis viimase jõuvaru kokku, surus hambad risti, et valuga toime tulla ja jooksis nii kiiresti, kui suutis aia suunas. Vahitornis paistis liikumist ning siis kõlas lask. Rahel tundis, et midagi vilises temast mööda. Seejärel tuli järgmine lask. Rahel julges selja taha piiluda ja nägi, et Skorpion oli mõlemaga neist pihta saanud ja oli vaevu viimase eluniidi küljes. 3. lask võttis ka selle. Rahel ohkas ja keeras näo aia suunas ja hakkas nüüd aeglasemalt vabaduse suunas liikuma. Veel üks samm, Rumba Mango, ja ma lasen su sõela põhjaks. Kostis peenike hääl tornist. Rumba. Kas ta võrdles teda just tolmuimejaga? Rahel jäi seisma ja tõstis käed üles. Rumba Mango, kes see on? Uuris ta. Ilmselgelt oli tornis laps. Laps, kes hoidis vintpüssi. Sina, Rumba Mango. Rahel polnud kindel, mida sellises olukorras öelda. Ma tulen rahus? No ilmselgelt. Muidu oleks tal olnud rohkemat seljas kui lihtsalt hommikumantel. Rahu oli ainus asi, mida tal oli pakkuda. Ma sooviksin süüa. Kas teil on seda? Uuris ta viimaks valjuhäälselt. 2 lonksu kohvi oli terve päeva jaoks liiga vähe. Eriti veel sellise päeva. Kohe on! Kostus irvitav vastus ning Rahel tundis, kuidas midagi kõva lajatas ta pea vastu. Ta kukkus, märgates lähedal rahnu varjus seisvat poissi, järgmine viske valmis kivi käes. Paistab, et mul on ka muud pakkuda kui ainult rahu, käis langedes tema peast läbi. Siis saabus pimedus.
mõtle kastist välja. Rahel tundis oma nina juurel näpistust ja tegi silmad lahti, vaadates kassiga tõtt. Kiisu lasi veel kareda keelega üle naise põse ning hüppas siis, võttes Raheli rinnalt hoogu tema pealt maha. Rahel pilgutas silmi ja vaatas ringi. Tema ümber oli pimedus. Nii palju, kui ta peale aiani jõudmist mäletas, tassiti ta kuhugi. Ta kuulis hääli, mis kõlasid kui lapsed ning korraks vilksatas ka valgus. Need olid vaid hägusad mälestused ning võisid vabalt olla ka pettekujutlus. Mida ta kindlasti teadis, oli see, et ta pea valutas ning et ta oli suuremast traatidest punutud ja okastraadiga tugevdatud kanapuuris. Rahel ajas end ettevaatlikult istukile, tundes väikest raksatust käe all. Ta tõstis raksatuse põhjuse üles. Kont. Väga paljaks puretud kont. Rahel polnud küll anatoomias tugev, kuid see nägi välja nagu midagi, mis võis kuuluda inimesele. Ohates lükkas ta end rohkem istukile ja vaatas nüüd selgema pilguga ringi. Puur ise oli ehk nii 1,5 meetrit kõrge, sama lai ja 2-3 meetri pikkune. Selle seinad tuge ei andnud, need olid okkalised. Puuri põrandal oli konte, puru ja igasugu muud prahti. Otse tema kõrval vedeles räsitud olemisega tableti ümbris. Rahel võttis selle kätte ja vaatas. See oli räsitud, küünistatud ja tühi, kuid märgistused olid samad kui sellel, mille ta eelmisel päeval tasku pistis. Ta hakkas oma lehte otsima, et neid võrrelda, kuid seda polnud enam taskus. Ka üks imelik süstal oli kadunud. Samal hetkel tundis ta õrna patsutust oma haige jala peal ning pööras pilgu sinna suunas. Päästetud kass patsutas pehme käpaga tema jalga ning siis, olles kindel, et ta vaatab, patsutas kõrval lebava süstla peale. Kass oli võtnud süstla tema taskust ja tahtis talle selgeks teha, et ta peaks seda jala peal kasutama. Kas äkki kass sõi ka kõik need tabletid ära? Sööki Rahelil ju kaasas polnud ja näljas oli loom juba ilmselgelt varem. Kehitades õlgu, ta oli liiga väsinud ja näljane, et mõelda või vaielda, otsustas Rahel kassi mõttega kaasa minna. Mida oli tal kaotada? Supikondi staatus. Ehk oligi paras ennast ära mürgitada, nii et need, kes teda süüa tahtsid, said vähemalt toidumürgituse. Ikka parem, kui rahulikult üle surma ukseläve astuda. Rahel võttis süstla, surus nõela läbi reianaha ja lükkas vedelikku sisse. Ta ootas, et tal hakkaks halb, kuid seda ei juhtunud. Selle asemel läbis tervet keha kerge surin ning paari hetke pärast tundis ta end, nagu oleks just ärganud kõige kosutavamast unest. Ta oli värske ja, mis peamine, terve. Ta vaatas haige jala poole ja proovis seda liigutada. Teip hoidis jalga küll jäigemana, kuid kogu valu oli kadunud ja varbad liikusid. Jalg oli terve. Lisaks oli ka hingamine kergem. Mis pagana imerohi selles süstlas oli? Nii palju siis toidu mürgitamisest, mõtles Rahel ja vaatas kassi poole. Aitäh, kogeles ta aeglaselt. Ilmselgelt oli tema kaaslaseks üks intelligentne loom. Kass noogutas ja hakkas kasukat verest puhtaks lakkuma. Rahel vaatas uue pilguga ringi. Nüüd polnud olukord enam päris lootusetu. Laagris paistsid üksikud tulekumad, kuid läheduses polnud ühtegi hingelist. See tundus hea aeg põgenemiseks, kuid ta polnud kindel, kuidas seda teha. Puur oli tugev ja selle ukse ees rippus korralik tabalukk. Rahel vaatas puuris ringi.
Ta korjas paar pisemat konti ning proovis nendega, surudes käed traatide vahelt välja, lukku lahti muukida. Filmides käis selline asi lihtsalt. Peagi sai selgeks, et see siin polnud film. Rahel murdis vähemalt 8 konti ja kaotas 3 niisama sõrmede vahelt teisele poole ust. Pirsse, urises ta läbi hammaste. Ainus, mida ta ehk suutnuks teha, oleks toppida tabalukk konditükke täis nii, et teda poleks siit nii lihtne ära vedada. Miau, uuris hääl selja tagant. Rahel pööras ümber. Kass oli nüüd puhtam, kuid endiselt punakat tooni. Ilmselgelt oli see naturaalne värv. Rahel ohkas, ulatas oma käe kiisule nuusutada ning siis sügas sõrmedega kiisut kõrva tagant. Küll sa oled meil ikka üks ilus loom, sõnas ta vaikselt. Ja ilmselgelt tarka. Siis jäi ta ootamatult ja kassi pahameeleks käega pidama uus mõte peas. Kuule, pakkus ta vaikselt. Sa oled selline kaval loom. On sul äkki mõtteid, kuidas me siit välja saaks? Kass vaatas talle otsa, siis tõstis käpa üles ja hakkas sellega vibutama. Kraapima? Koputama? Lööma? Pakkus Rahel. Ta polnud kunagi aliases osav olnud ja poleks kunagi arvanud, et sellest võib oleneda tema elu. Veel vähem, et ta mängib seda kassiga. Karvakera liigutas äkiliselt saba, ilmselgelt oma kaaslase rumalusest häiritud. Tõusis püsti, liikus paar sammu Raheli poole, istus maha tagasi ja vaatas otse üles. Mis seal üleval on? Uuris Rahel. Eemal paistis kivist koopalagi, nagu igal pool mujal, ning ka nende pea kohal olev traat oli samasugune kui ülejäänud korvil. Ei, ta eksis. Midagi seal siiski oli. Siit oli puuri parandatud ning seda tumedama traadiga. Okastraati ei paistnud samas aga üldse. Rahel katsus seda sõrmedega. Tume traat oli pehmem. Ta haaras traadist 2 käega kinni ja asus seda vaikselt, aga kindlalt painutama. Peagi suutis ta tekitada taldriku suuruse augu, kuid see oli ka kõik. Edasi tuli juba tugevam ja okkalisem traat ette. Pea mahuks ju välja, aga mul on ka seda ülejäänud keha vaja, pomises ta ning ehmatas, tundes küüniseid mööda selga ja siis pead liikumas. Hetkega oli kass august väljas ja võrgu peal. No muidugi, kass pääses siit vabadusse, kuid Raheli jaoks väljapääsu polnud. Samas oleks olnud isekas kiisut ka siin kinni hoida. Ta oli loomakese just surmasuust päästnud. Mis kasu oli sellest, kui ta nüüd uuesti sinna tagasi läks? Lippa siis, ohkas Rahel, proovides olla võimalikult vähe sapine. Ole terve. Kass ei öelnud midagi, kuid tema saba tõmblemine andis taaskord teada tema mittenõustumisest. Vaikselt, pisitasa, hakkas karvakera puuri sissepääsu poole liikuma. Kassi graatsilise ja ettevaatliku liikumise vastu okastraat ei saanud. Peagi ronis loom juba puuri ukse kõrvalt alla. Jäädes tabaluku kõrvale pidama, lükkas kass paremal esikäpal vaid 1 küüne välja ja hakkas sellega tabaluku sees udjama. Kass jäi korraks oma tegevuse juures pidama, põrnitsedes Rahelit süüdistavalt ja tõmbas lukust välja sinna jäänud konditüki. Pistes küüne tagasi, kõlas krõks ja tabalukk vajus lahti. Sa
alustas Rahel uskumata oma silmi. Sa oled uskumatu. Ma tean. Turtsatas kass karedal häälel, mis oli kontrastis tema nunnu ja pehme väljanägemisega. Loom hüppas puuri küljest maha. Kuid sa võid seda alati veel öelda. Raheli kulm tõusis üllatusest üles, kuid vajus siis sama ruttu. Rääkiv kass oli ootamatu, kuid mitte kõige imelikum asi viimase ööpäeva jooksul. Miks sa enne mjau ütlesid? Uuris Rahel. Ma arvasin, et sellest piisab. Ilmselgelt aga eksisin. Liigume. Väljapääs on sealpool. Näitas kass käpaga. Kuidas sa seda tead? Üllatus Rahel. Ma ei maganud terve päeva nagu mõned teised. Pööritas kass silmi. Tule, vaikselt. Ära kuhugi vastu mine. Kass juhtis liikumist, silmad lahti ja kõrvad kikkis. Oli ilmselge, et tal oli pimedas eelis. Rahel nägi vaeva, et mitte kuhugi otsa komistada. See oli, kui proovida pimedas prügimäel vaikselt liikuda. Lõhn oli tappev ning igasugust prahti leidus lademetes. Rahel oli õnnelik, et siin oli liiga pime, et kogu seda rämpsu näha, sest lõhnast oli tunda ka roiskumist. Peagi paistis pleki ja puidutükkidest sarade vahelt natukene suurem plats. Selle keskel auk, mida ümbritsesid autodest ja bussidest välja kistud istmed. Nende katted kulunud ja ribadeks, heledad sisud välja piilumas. Lõkkease, sõnas kass seletuseks ja jäi äkki seisma. Punase kattega Ferrari istme all on rauast praepann. Äss, võta! Kui sa ütled, et see on punane, sosistas endiselt poolpime Rahel vastuseks, jättes tähelepanuta, et temaga räägiti justkui koeraga. Peagi liikusid nad juba kolmekesi pimeduse varjus edasi. Veripunane kass, räsitud hommikumantlis naine ja roostes raudpann. Äkki tõstis kass ühe käpa hoiatavalt üles ja Rahel jäi seisma. Majakesest nende kõrval kostus midagi. Mõlemad kikitasid kõrvu. Raadio, sosistas Rahel ja kass noogutas. Rahel teadis seda laulu. Inimsööjate laste külas oli seda väga kummaline kohata. Kuid see tähendas, et ka siin oli mingi tehnika olemas. Nad hiilisid vaikselt edasi. Peagi paistis valguse kuma ja kass näitas käpaga uberiku nurga poole. Rahel oli üllatunud, et ta hakkas kassi vihjetest juba vaikselt aru saama. Ettevaatlikult piilusid mõlemad ümber nurga valguse poole. Seal oli autojuppidest ja muust kolast kokku topitud aed. Lömmis pleksilt erkpunase kirjaga kolhoos edu paistis kogu kola seast eriti eredalt ja irooniliselt silma. Selle hunniku taga ootas tühermaa, kuid tee selleni polnud ilma takistusteta. Üks poisiklutist valvur istus tünnis põleva lõkke kõrval, vintpüss põlvedel. Ma tõmban ta sinu juurde, sõnas kass külmalt. Sa võtad maha. Millega? Pann. Ta on ju kõigest laps. Näljane laps, kes teab, et sa oled lihast tehtud. Tuletas kass meelde ja turtsatas. Ja ka mina. Rahel ohkas. Tema karvasel kaaslasel oli õigus. Olgu, teeme ära. Mauk noogutas. Püsi siin ja ole valmis ründama. Ta astus nurga tagant välja ja liikus rahulikul sammul põleva tünni suunas,
proovimatagi end peita või varjata. Rahel luges peas sekundeid, kuulates samal ajal pingsalt erinevaid helisid. Peale tule õrna praksumise polnud midagi muud kuulda. Äkki kõlas vali. Näm, kiisu! Rahel pigistas raudpanni 2 käega, valmis äigama esimesele näole, mis nurga tagant välja tuli ja asus kõrgemal kui kass. Juba tuhises karvapall temast mööda. Klõnk! Rahel vaatas maas lamavat poissi. Tollel olid seljas räbalad, nende otsas hokiturvis ning peas tähekesega kiiver. Viimane oli ka põhjus, miks pannilöök nii kõva häält tegi. Lamava poisi pea alt voolas aeglaselt verd tolmusele kivile. Seda oli vürtsikõrvitsa lattega harjunud inimese jaoks liiga palju. Rahel pigistas värisevate kätega panni, et see maha ei kukuks. Minek, käsutas kass poolsosinal. varsti on keegi kohal. Looma sõnade kinnituseks tõusid hääled kõrval asuvast uberikust ning selles kerkis tulekuma. Rahel tormas värava poole. Sissepääs oli tehtud furgoonauto ustest, mille linkide vahele oli tõstetud raudtoru. Kiirelt tõstis ta selle eest, lükkas roostes ukse valju kääksatuse saatel lahti ja hüppas välja. Kass oli samal ajal üles otsinud valvuri vintpüssi ja vedas seda nüüd rihmapidi värava poole. Vaid üks lask, kuid vähemalt midagi, sülitas ta relvarihma suust. Rahel haaras relva ja vaatas õue suunas. Mitmed lapsed liikusid karjudes nende suunas. Teised, kel ilmselgelt parem varustus, vinnastasid relvi. Tal polnud ei oskuseid ega vahendeid, et võidelda. Kass väljas lükkas Rahel auto uksest värava kiirelt kinni. Nii nagu ta oletas, olid lingid ka väljaspool. Rahel surus vintpüssi linkide vahele, takistades nii väljapääsu asulast, haaras praepanni kätte ja andis jalgadele valu. Pole paha, rumba! Hüüdis kass ja kalpsas talle mööda tolmust liiva järele. Neid jäid saatma vihased hüüded. Te kuulsite esimest osa Timo Talviku ulmelisest seiklusjutust Punaste liivade Rahel. Järgmine osa juba ülehomme. Seni jagage meid ikka oma sõprade ja vaenlastega ning võimalusel hakake meid toetama leheküljel patreon.com/tumedad tunnid. Kõhedate kuulmisteni!